Tere tulemast vaatama Civis Pacemi 141. saadet. Mina olen selle saatejuht ja saatetoimetaja Erik Baltovski. Ja ma kutsuksin neid täna kuulama teemasid, kus me räägime sellest, kas maailm hakkab lõppude lõpuks vasakpopulistlikust sellisest sotsialistlikust unest, bolševistlikust unest ärkama. USA välisminister Rubio hiljutine kõne annab selleks lootust ju. Aga ei tähenda, et eurosotsid ja progressistid sellega vastu punnimata just nüüd kaasa läheksid kohe. Või kuidagi üldse haakuda kavatseksidki. Et kõike seda arutada. Kutsusin ma täna palusin stuudiosse Martin Helme. Nagu te kõik teate, on Martin Helme EKRE esimees, Riigikogu EKRE fraktsiooni esimees, endine rahandusminister ja endine Riigikogu aseesimees aastatel 21-23. Martin, sul oli jube hea elektriklipp, selline reklaami, erakonna reklaamiklipp. Sa rääksid selle ministri Suti sellistest rumalustest, mis ta on välja öelnud ja mis Eestis tehakse valesti ja miks elekter kalliks ajab. Sa nimetasid see päris mitmeid asju. Ma hästi lühidalt palun liialt kordan mõtet. Kordan mõtet, jah. Meile räägitakse juba aastaid ilmselget, sulaselget vale energeetika ja elektri kohta, majanduse kohta laiemalt. Ja põhimõtteliselt ütleb meile nii peaminister Michal kui Sutt ütlevad, et kumbat te nüüd usute, meie poolt teile antud valet statistikat ja muinaslugusid või oma enda silmi. Ja jätkuvalt on palju inimesi, kes usuvad valet mitte oma silmi, aga järjest vähem. Nüüd elektri hind ei ole tõusnud. Me need lugusid on ju räägitud. Mäletate, kui elektrikriis ja energiakriis algas, siis oli süüdi Venemaa. Siis oli vahepeal oli süüdi kliima, siis oli vahepeal oli süüdi, ma ei tea, mis kõik, süüdlased on alati olnud. Süüdi oli see, et me oleme liiga vähe ehitanud päikest ja tuult, eks ole. Neid põhjuse leiab alati, nagu öeldaks. Aga tegelik süüdlane on ikkagi valitsuse energiapoliitika ja energiapoliitika, mille keskmes on kliimahüsteeria. Ja selline ideoloogiline kramp, et põlevkivi elekter või üldse fossiilelekter tulebki kinni panna ja see tuleb asendada tuule ja päikesega. Ja sellest tulenevalt majanduslikult ei ole võimalik, et elekter läheks odavamaks, ta saabki ainult minna kallimaks. Aga seda, mida teha oleks vaja, on Eestis lihtne. Seda me oleme rääkinud 6 aastat kauem. Ma nägin Facebookis meelde tuletusi 2018, kui ma õigesti mäletan, oli sotsid algatasid Riigikogus arutelu Põxitist, põlevkivi exit ehk väljumine põlevkivist, kus nad innukalt põlevad silmadega rääkisid, kuidas lõpuks tuleb ometi see põlevkivi elekter ära lõpetada ja hakkame normaalselt elama. Ja ma juba tookord ütlesin neile ja see on nüüd karmilt tõeks osutunud, et kallid inimesed, mida te teete, mida te räägite. Teie jutu tulemus on see, et Eesti inimestel ei ole enam raha, et oma tuba soojaks kütta, ei ole raha, et leiba osta lauale. Inimesed hakkavad oma kodudes külmuma surnuks. Ja see on kätte jõudnud Eestis, see on kätte jõudnud. Tegelikult selle asemel, et üritada ehitada meile päikest ja tuult, tuleks päike ja tuul tegelikult, ja siis seda subsideeritakse, tohutu rahaga subsideeritakse. See subsiidium tuleb ära võtta. Ära tuleb võtta põlevkivi elektrist, ütleme siis poliitiliste otsustega tekitatud kuluread, millest kõige suurem on CO2, järgmine on keskkonnatasud ja siis juba on siis järgmised read on palju väiksemad, et keskkonnatasud, mis kõik riiklikud tasud lõivud. Ja siis oleks elekter palju odavam, rääkimata sellest, et põlevkivi elektrit tuleks toota oluliselt suuremas koguses, palju rohkem, siis oleks ta turu üle ujutanud, ta oleks veelgi odavam ja muidugi tuleb kindlasti ära lõpetada ütleme siis börsisüsteem. See börsisüsteem on, ütleme, võiks ka öelda kurja juur, kui me jätame kõik vahendajad tuleks nende ebaõiglasest tulust ilma jätta. Just spekulandid, vahendajad, mis ei aita mitte kuidagi meil tegelikult, see raha isegi ei jõua elektritootjateni. See isegi ei jõua nendeni, kes seda elektrit turule pakuvad, vaid vahepealt võtavad teised ära. Ja muidugi, miks meil on nii kohutavalt kallis siis arve peal ju kõige suurem osa ei ole mitte elekter ise, vaid võrk. Võrk on kallis just nimelt selle tõttu, et meil on palju ehitatud juurde päikest ja tuult. Päike ja tuul ise vajavad võrgu arendamist selle jaoks, et et üldse tuuleparki kaabel läheks, on vaja sinna kaabel viia ja alajaamad ehitada, see on kallis. Selle jaoks, et seda
stabiliseerida seda elektrit, mis sealt tuleb, siis see on kallis. No stabiliseerimine on näiteks ka akud või mingisugused niisugused asjad. Selle jaoks, et siis hoida võrgus sagedust, sest nad lõhuvad seda sagedust 55 hertsi, mis meil on. See on kallis, et kõik, iga liigutus, mis sa teed päikese ja tuulega, toob võrgule kulu juurde. Ja selle maksab tarbija kinni. Ja kui me kõik selle tuule ja päikese välja viskaksime sealt või paneksime nende poolt tekitatud kulu, see sama stabiliseerimiskulu ja võrgu sageduse kulu näiteks ja võrgu väljaehitamise kulu konkreetselt päikese ja tuule elektri tootjate kuluks, siis nende hind oleks nii kõrge, et nad elu sees turule ei tuleks. Et majandus paneks asja paika, turg ise paneks asja paika. Aga praegu meil on turg täielikult moonutatud. Põlevkivi elektrit trahvitakse CO2-ga, keskkonnatasudega, veetasudega, kõige muude ressursitasudega, aktsiisidega, maksudega ja elektrit, mida toodetakse siis tuule ja päikesega, subsideeritakse väga-väga suures summas ja nende poolt lõhutud võrgu väljaehitamist subsideeritakse või võetakse. Et kõik see süsteem on täiesti vale, täiesti pea peal ja selle korda tegemine muide ei ole üldse keeruline, see vajab poliitilist otsust ja põhimõtteliselt väga kiiresti võib elektri hind koos võrguhinnaga langeda sinna, kus ta oli 5-6 aasta tagasi. Mulle õudselt meeldis Facebookist leitud üks teravmeelne anekdoodilaadne lausumine või, et tuuleelekter on umbes nagu stripipaaris postitantsija, tähendab nii kaua, kuni sa talle raha loobid, nii kaua ta tantsib, kui sul raha otsa lõpeb, siis on sel hetkel on vaikus ja lava on tühi ühesõnaga. Jälgisime siin mõni nädal tagasi, kui need kõige suuremad külmad olid, Põhja-Soomes hangusid tuulikud täiesti ära ja kus juures Põhja-Soomes oli sellel aastal oli anormaalselt vähe tuult või väga nõrk tuul. Kõrgrõhuga on, ega see ei ole ebatavaline talv ja küll meil 10 viimast aastat ei ole nii külm talv olnud, aga selline talv, kus meil jaanuarikuus on öised temperatuurid on alla 10 miinuskraadi ja päevased temperatuurid on 10 miinuskraadi lähedal ja on Eesti piirkondi, kus on veel külmem, aga ma räägin siin Tallinn või Põhja-Eesti ja rannikualad võib-olla, et see on täiesti tavaline talv Eestis, sellel ei ole, see ei ole mitte midagi erakorralist ja 10 aastat tagasi, kui meil olid sellised talved ka ju külmad ja pikad talved olid, lumerohked talved ka, et siis ei olnud ju elekter nii kallis. Siis ei olnud see elekter, jah, sa pidid palju tarbima ja selle võrra oli su küttearve suur, aga ta ei olnud 4-6 korda kallim või nii kallis, kui ta täna on. Ta oli siis samamoodi odav nagu nendel pehmetel talvedel, et see kõik on meile lolli jutu ajamine, süüdimatult lolli jutu ajamine. Jälle üks hea lause või niisugune loosungilaadne ütlemine Facebookist, et kliima ei vaja päästmist. Meie vajame päästmist kliimapäästjate käest. No täpselt nii on ja kliima puhul tuleb ju ütelda, et maakera kliima on muutunud läbi aegade. Maakera vanus on siin, mis ta on, mingi 4 miljardit aastat, eks ole, et 600 miljonit aastat tagasi ennem siis, kui maakeral oli see suur liikide plahvatus, kus kõigepealt tulid need koorikloomad ja 600 miljonit aastat tagasi ennem kõiki dinosauruseid ja kõike, mida oli, maakera oli üleni jääs. Ja siis toimus vulkaanilise tegevuse tagajärjel toimus CO2 koguse plahvatus. Maakera läks väga soojaks, läks oluliselt soojemaks kui täna on, läks oluliselt rohkem CO2 oli atmosfääris kui täna on ja see oli liikide plahvatus. Terve maakera oli soe. Põhjapoolusel, lõunapoolusel ei olnud jääd. Elasid krokodillid ja kahepaiksed, kes ju vajavad sooja kliimat ellu jääda. Ja siis on tulnud pärast kõikumisi samamoodi, et tuletame meelde, eks ole, oli Rooma suur sooja-aeg, kus jälle maakera mis sisepõlemismootorit või tossavaid korstnaid oli roomlastel, no ei olnud, eks ole. Ja siis tuli keskaegne väike jääaeg, mida me mäletame Eesti ajalooline mälu on, eks ole, Põhjasõja eelne külma periood, Rootsi kuninga aegne näljaperiood, kus olidki külmad pikad talved, maikuuni oli lumi maas, et kus siis oli tööstusrevolutsioon, kus need tossavad džiibid siis olid, mis ajasid meil kliimas asjad, see on nii rumal jutt, et kliima loomulikult kogu aeg kõigub ja kõigub
kaks suurt tõukajat on sellele, üks on maakera siis geoloogilised protsessid, noh ütleme, mida meie näeme siis vulkaanilise tegevuse tagajärjel, aga noh, seal taga on suuremad protsessid ja teine on päikese aktiivsus. Ja see, kus planeet ise asub parasjagu mis tsüklis ja kus missuguses tsüklis, oma tiirlemise tsüklis päikese süsteem oma galaktikas on need, mis mõjutavad, et noh, seal on muster. See on see ja meil ei ole sellega mitte midagi peale hakata. Me seda üles või allapoole sikutada ei saa, me peame sellega kohanema nii nagu inimkond ongi kohanenud, nii kui loodus on kohanenud. Et unustame ära CO2-ga võitlemise. Martin, sa käisid USA-s. Mida seal räägiti, kuidas Trump maailma pöörab? Noh, ma siin tsiteerisin alguses välisminister Rubiot, kes pidas siin meie eurosotsidele ja progressistele sõnad peale. Vingus näoga võetis asi vastu, aga noh, Trump muide tühistas Obama 2009. aasta kasvuhoonegaaside ohtlikkuse otsuse ja võttis USA agreementi Pariisi kliimakokkuleppelt tagasi. Ja võttis, seal noh, Ameerikas on rohepööre lõpetatud ja jõuliselt lõpetatud ja mis on tulemus? Tulemus on see, et päikese ja eriti tuuletööstus on majanduslikult kokku varisenud. Sellepärast, et kogu päikese ja kogu tuuletööstus ka Ameerikas sarnaselt Euroopale elas subsiidiumite peal. Elas riiklike toetuste ja tarbijatelt võetud raha peal. Ja Trump ütles, et elektriga tuleb raha teenida, mitte raha kaotada. Et kui meil on elektri tootmine vajab peale maksmist, siis te teete midagi valesti. Ja, mis on jumala tõsi. Ja niipea, kui subsiidiumite mehaanika ära võeti, kogu see business kukkus kokku. Mis seal puumib praegu gaasi ja naftatööstus, aga ka noh, mingisugused noh, näiteks hüdro ja kõik, noh, seal on tohutu energeetiline taassünd on Ameerikas toimunud. Nüüd, mis puudutab seda üldisemat poliitilist, mina käisin vaata, sain seal kokku ja lähen jälle üsna varsti Ameerikasse, sain seal kokku eelkõige siis konservatiivsete kongressmenidega ja noh, ütleme erinevate seal siis ütleme selgool jaanuarikuisel visiidil oli, vabandust, see oli veebruari alguses, oli mul põhifoorumid, millel ma osalesin, olid siis erinevad kristlikud organisatsioonid, mis noh, kokku said siis nii-öelda palvus hommikusöökide formaatides, aga seal oli ka üks rahvusvaheline usuvabaduse üritus. Noh, need lood, mida me kuulsime näiteks Hiinast või Afganistanist või Pakistanist, kuidas või Aafrikast, kuidas kristlasi kiusatakse taga, milline kristlaste vastane vägivald on nendes riikides, kuidas neid noh, pekstakse, piinatakse, tapetakse, kuidas nende organeid võetakse ja mustal turul müüakse, no see on päris õudne, et see maailmas ei ole õudsamat rassismi kui valgete vastane rassismi ja õudsamat usulist tagakiusamist, kui on kristlaste vastane tagakiusamine. Et noh, need olid need, aga muidugi seal, noh, siis me rääkisime poliitilisi asju ka. Ameerikas on väga suur teema, ma ütleksin praegu peaaegu, et üks keskne poliitilise arutelu teema on ausad valimised. Seal on ju FBI viis läbi haarangu Georgia osariigis, kus siis 2020. aasta valimisvõltsingud olid väga ilmsed, kus on nüüd tõestusmaterjal on kätte saadud, noh seal oli 100 000 valimispülletääne, mis olid sisuliselt koopiamasinast läbi lastud. Lihtsalt Bideni poolt antud häälega see lasi, ja muidugi kohe võeti arvele ja loeti ära. Seal on tuvastatud, et elektroonilises hääletuses, nendel on need elektroonilise hääletuse aparaadid, mis ei ole mitte nii nagu meil on interneti hääletamine, vaid sa lähed jaoskonda ja seal vajutad noh nii-öelda ekraani peal vajutad oma kandidaadi poolt, siis ta prindib sulle sedeli välja, et sina hääletasid oma kandidaadi poolt. Aga see masin andis alati hääle, ükskõik kelle poolt sa hääletasid, andis alati demokraatile. Et no see, noh, mõtleme nüüd, kuidas meie valimistega, me ei kontrollida ei saa, eks. Ja tookord ka 2020. aastal ju kontrollida ei saanud. Aga noh, nüüd nad on siis läinud ja teinud haarangud ja neid asju. Et seal on valimiste pettus, aga lisaks sellele Ameerika valimiste eripära on ju see, et seal on valima saab minna väga paljudes osariikides ilma dokumenti näitamata. Ehk siis loosung on see, et valima tuleb minna vara ja hääletada nii palju kui võimalik. Et lähed ühes jaoskonnas, saad
ütled, et ma olen valija, ma tahan hääletada, saad paberi ja lähed hääletada. Isegi autojuhi luba ei ole vaja. Ei, mitte midagi. Ja et see dokument näitamine, aga seal on ka veel see, et sa saad valima minna, kui partei on ennem sind andnud valijana registreerinud ära, nii-öelda osariigi valijana. Ja osariikides, kus demokraadid on võimul, on miljoneid inimesi valijate registris, kelle vanus on üle 100 aasta. Seal käivad kodusõjaaegsed veteranid on jätkuvalt valijate registris. Miks? Sellepärast, et siis ilma dokumendita inimene läheb ühest valimisjaoskonnast teise ja ütleb järgmise kodusõjaaegse veterani nime ja teie olete see ja antakse sulle sedel. Et see on pöörane, mismoodi seal valimisi rikutakse ka. Ja see on suur teema seal, sest et nii nagu Trump ütleb, et ilma petmata vasakpoolsed võimule ei saa. Ja nad proovivad nüüd ennem sügisesi valimisi selle pettuse võimalikult ära lõpetada, aga nagu ikka need rainod ehk siis lödipükstest vabariiklased lohistavad jalgu ja vingerdavad ja ei taha. Ja nüüd, kui mina seal käisin, minu põhiteema oli igal pool Eesti e-valimised. Ja minu põhisõnum oli see, et Trump vajab Euroopas poliitilisi liitlasi, kes saavad tema plaanidest aru, kes mõistavad seda, kes on valmis heaks koostööks Ameerikas ja see on võimalik saavutada, kui Euroopas toimub poliitiline pööre ja võimule tulevad parempoolsed konservatiivsed suveranistid. Et senikaua, kuni te loodate, et reformierakondlased või sotsid või mingi muu, tulevikus mingid teised parteid parempoolsed või ka Isamaa või Keskerakond on nii-öelda Ameerika meelsed, ei hakka juhtuma. Nende DNA ei ole selline, nad ei hakka olema, nad võivad vingudes ja jalgu järele vedades isegi mingisugused asjad ära teha, kui Ameerika väga pressib. Mingisuguseid koostöid ja asju teha, aga mitte tegelikult ütleme, lihtne teema, sõnavabaduse teema, mis on ameeriklastele väga tähtis ja mille eest nad Euroopat praegu väga-väga tõsiselt kritiseerivad. Et kas me usume, et tegelikult need nii-öelda Euroopa liberaalid tahaksid päriselt kaitsta sõnavabadust? Ei taha ju. Et Euroopas ainsad, kes sõnavabaduse eest seisavad, on konservatiivid, suveranistid. Et see on see ühine väärtusruum, mis meil on. Ja midagi, see on nii ilmne. Reformierakondlastel, ja seda ütleb Michal meile puldist välja Riigikogus, ei ole sama väärtusruum, mis on Ameerika konservatiiv. Lihtsalt ei ole. Et see tähendab seda, et see konflikt on paratamatult sisse kirjutatud Euroopa ja Ameerika vahel senikaua, kuni Euroopat juhivad liberaalid. Ehk siis see on ameeriklaste huvides, et Euroopas oleks ausad ja vabad valimised, sõnavabadus, siis tulevad Euroopas võimule terve mõistusega parteid, kes peatavad immigratsiooni, peatavad rohepöörde, peatavad sõnavabaduse piiramise, peatavad homo- ja transasja ajamise, peatavad hiinlaste ja venelastega nii-öelda kokkulepete otsimise, mis on ameeriklaste jaoks väga tähtis teema. Nii et need on need teemad, et see on ameeriklaste huvides, et Euroopas võidaks valimisi normaalsed jõud, nagu meie EKRE, ja selle jaoks, et see juhtuks, on ameeriklaste huvides, et meil oleks ausad korralikud valimised, kuhu e-valimised sisse ei mahu. E-valimiste puhul on välistatud, nendega koos ausad ja korralikke valimisi ei saa toimuda. Eile, kui Tsahkna käis teil puldis rääkimas, ta rääkis Eesti välispoliitikast, näitas ennast taas inimesena, kellel pole mulle tundus, et tal ei ole poliitilist kuulmist lihtsalt. Ja see on muide juba rahvusvaheline meem, selline naljanumber, et üks tolmukübeme suuruse Eesti välisminister ähvardab Venemaa kallaletungi korral sõjategevusse kohe viia üle Venemaa territooriumile. Ukrainlased lausa irvitavad selle üle, tähendab oma veebisaadetes näiteks. Muide, ma olen ise isiklikult selle seisukohal, et Ukrainat tuleb aidata, aga tuleb aidata meie võimete kohaselt. Eks ole, mitte üle meie võimete, nii nagu seda siin meie laod tehti moonast tühjaks ja nii edasi, eks ole. Et mida räägiti USA-s sellel teemal? Ukrainlasi oli hästi palju kohal seal. Igal pool, kõikidel üritustel ukrainlasi oli tõesti palju kohal. Ma ise ajasin päris pikalt juttu näiteks Kiievi abilinnapeaga. Küsisin, kuidas see taristu kaitsmine edeneb ja kuidas olmeolud on ja kõik see. Tuleb märkida ära, eks ole, et Kiievi linnapea ja tema meeskond on Zelenski poliitilised rivaalid. Et nad ei ole samal poolel nii-öelda. Ja ukrainlased rääkisid ise väga palju sellest oma unistusest Euroopa Liitu saada, aga nendel on see täiesti, kuidas ma nüüd ütlen,
läbi mõtlemata see asi, nad ei saa üldse aru, mis asi see on tegelikult, et noh, nende jaoks on see siuke abstraktne, et noh, meid nii-öelda võetakse omadeks, aga noh, kas te nagu olete aru saanud, et siis tuleb ka teie koolides 20 soo õpetamine nagu meil on ja kas te saate aru, et siis ka tuleb teil homoabielude asjad ja et noh, kas te saate ka seda aru, et teie põllumaa nii-öelda erastatakse kuhugi sakslastele, hollandlastele, prantslastele, et noh, et see ei ole sugugi nii. Pluss immigratsioon, eks ole. Ja, et nende jaoks emigratsioon, et nendel on ju praegu sõja jooksul on riigist lahkunud, nad ise ütlevad hinnanguliselt 7 miljonit inimest on alaliselt lahkunud ja siis noh, mõned miljonid kuidagi pendeldavad seal või liiguvad, noh on kuskil kahe vahel. Et kindlasti läheb mingi 5 miljonit inimest veel, kui tuleb tööjõu vaba liikumine. Et noh, teie riik jääb noortest tööjõulistest inimestest lihtsalt tühjaks, et noh, nad ei ole nende asjade peale üldse mõelnud. Aga noh, Ukraina teemal on ameeriklased on sellest teemast nii-öelda edasi liikunud. Trump ei noh, tõesti proovib seda rahu saada ja küllap see rahu lõpuks tuleb. Aga Trumpi valijad ei taha välispoliitikast, välissekkumistest mitte midagi teada, ei taha teada tegelikult ei Venezuelast, Kuubast, Iraanist, Ukrainast ega Taiwanist, ei taha lihtsalt ja kõik. Noh, Ameerika nii-öelda avalik hoiak on praeguses ajahetkes selline, et nad tahavad oma enda riigi asjadega tegeleda. Isolatsionism, mis on Ameerikas väga pika traditsiooniga poliitiline selline vool või hoiak ja praegu esindab seda selgelt Trumpi valijaskonda. See ei ole meie jaoks ju päris hea asi. Ei, see kindlasti ei ole meie jaoks hea asi. Nii et noh, selles mõttes seda tuleb ka seal Ameerikas käia ja rääkida, et noh, et ettekujutus, et Ameerika Ühendriikidel õnnestub elada edasi sellist oma American Dreami ja seda nii-öelda head elu niimoodi, et nad ennast on kogu ülejäänud maailmast välja lõiganud ja niimoodi, et nende kõige lähemad olulisemad liitlased või ka mitte isegi sõjalised liitlased, vaid ka näiteks kaubanduspartnerid või kultuuriline tagamaa, nagu ju Rubio rääkis, eks ole, et me oleme Euroopa lapsed. Et see on nii-öelda kaob, et see ettekujutus on naiivne. Ei ole võimalik Ameerikal jätkata ka oma sellist elu, nagu nad siiamaani on elanud. Niimoodi, et noh, Euroopa kukub kokku või valutatakse moslemite poolt ära või ka venelaste poolt ära. Et see ei toimi. Eks sellest saadakse seal mingis mõttes aru ja nad nagu ütlevadki, ja Rubio ütleb sama asja, Vance ütleb sama asja. Et ega meie ei taha, et Euroopa kokku kukuks, sellepärast me teid hurjutamegi selle või noh, sellepärast me nõuamegi, et lõpetage see immigratsiooni asi ja rohepöörde asi ära, et te olete ju huku raja valinud praegu, et keerake ometi sellelt rajalt ära, me ei taha näha teid hukkumas. Räägime veel sellest, kuidas Trump maailma pöörab. Putini Venemaale tõmmatakse vaikselt, mulle tundub, et finantsvaip jalge alt ära, noh, räägime nafta hinnast, eks ole. Just. Venezuela saadi nüüd kätte, Maduralt võeti kinni, nüüd tehakse blokaad Kuubale, noh tähendab, see on näha kohe varsti, kuidas Kuuba režiim hakkab kukkuma, ma arvan, et India pöörati peaaegu, et juba ära, eks ole, võeti tollitariifidega, eks ole, Venemaa kaotab oma nafta suurostja sisuliselt. Venelased küll loodavad, et hiinlased noh, selles mingisugusel kombel kompenseerivad selle osa, mida nad Indias kaotavad, aga see ei ole, noh, minu arvates ei ole see võimalik. Ja teine asi on, kui nüüd õnnestub Iraani pööramine, eks ole, milleks nüüd kaks emalaeva laevastikku on välja saadetud, eks ole, siis see oleks nagu Putini režiimile peaaegu, et juba hakkab saranema juba kabeli matsulega. Ja, no võt siin tuleks nagu kõigile meelde tuletada seda peavoolumeedia tülgastavat ja läbinähtavat valelikkust, mida on tambitud, kuidas Trump on Putini sõber ja Trump on Venemaa, ma ei tea, mis kõik parim toetaja. Alati vale olnud. Trump ajab Ameerika asja. Ameerika asja ajamisel, noh, tal on selles mõttes ta peab erinevaid ka kange kogu aeg liigutama, eks ole. Nende pearivaal, see on nendel täiesti selgelt välja öeldud ja need kogu oma poliitilises arsenalis käituvad selliselt, et nii on Hiina. Ja nii see, mida tehakse Iraanis, Venezuelas kui kuskil mujal või ka Ukrainas näiteks, on eelkõige tuleb, kui me tahame sellest aru saada, siis tuleb eelkõige seda lahti mõtestada läbi Ameerika-Hiina vastasseisu võtme. Et ma kuulen hästi palju seda, et oi näe, Trump ajab siin juutide asja ja noh, kogu see Gaza plaan. See on
see on kiiks, see on mõttelaiskus ja suutmatus aru saada, mis tegelikult toimub, et see ei ole, tervet Trumpi välispoliitikat, majanduspoliitikat, energiapoliitikat ei ole vaja vaadata, see on ekslik vaadata läbi nii-öelda juudi võtme või Iisraeli võtme. Seda tuleb vaadata läbi Iraani võtme. Ja nüüd see, mida Trump on teinud alates, ütleme siis selle aasta algusest, ütleme käima läks tema energiapööre, see sama rohepöörde lõpetamine, käivitas juba kohe, kui ta võimule sai, eks ole, Ameerikas nii-öelda see, mida nad nimetavad siis energiarenessansiks, ehk siis nad on muutunud maailma, nad olid ennem seda energia importijad, nüüd on nad juba energia eksportijad, nad on muutunud maailma suurimaks energiatootjaks, sellega juba on surunud nafta hindasid alla, see Ameerikas on vähendanud inflatsioone, vähendanud, eks ole, tavaliste inimeste ja ka tööstuse kulusid ja tekitanud inimestel reaalse ostu ja tõusu. Trump tegi just hiljuti avalduse, kus ta ütles, et eelmisel aastal keskmine Ameerika inimene oli $1400 rohkem jäi tal raha kätte tänu tema energiapoliitikale kui Bideni viimasel aastal, $1400. Et see on suur asi. See on majanduse agregatsiooni, kui sa võtad kõik numbrid kokku, eks ole, tarbija mahud kokku, kõik see on tohutu suur asi. Aga nüüd see on teinud venelastele rohkem haiget kui 18 sanktsioonipaketti, mida eurooplased on teinud. Pärast Venezuelat on nad asunud ka, ütleme siis, seda turgu veel rohkem alla suruma. Ja see on ka teinud venelastele palju rohkem. Venelaste naftamüük on nagu järsult vähenenud mahtudega. Plus, me reaalsed, eks ole, barrelid või tonnid, kuidas iganes arvutada. Plus venelaste nafta müügitulu on järsult vähenenud, sest hind on kolinal alla tulnud ja tuleb veel. Põhimõtteliselt on Trump pannud Venemaa pankroti kursule. Ja see on tõsi, et selles mõttes see teeb venelastele rohkem haiget kui ükskõik mis. Ja seda saadetakse Ukrainast kõige rohkem, eks ole. Patrushev on siis, vaatajale tuletan meelde, Venemaa endine julgeolekunõukogu liige, nüüd ta on praegu vist mingisugune laevaehitus nõunik Putini juures, aga ta on väga mõjukas tegelane, ta endine KGB ülem ja nii edasi. Et Patrushev ähvardas, et Venemaa hakkab varilaevastiku aluste vabastamiseks ja kaitsmiseks kasutama sõjalaevu, siin ameeriklased ja ka vist britid on siin neid varilaevastiku aluseid kinni pidanud. Ma ühest Vene opositsioonilisest kanalist kuulsin head kommentaari nüüd selle sõja kohta, et 70 лет шли в коммунизм. Но пришел психопат и сказал, мы пойдем в другое место. И привел нас в дурдом. Nii, sa pead tõlkima. Ma tõin tõlkima, eks ole, et 70 aastat läksime kommunismi, aga siis tuli üks psühhopaat ja ütles, et me läheme hoopis teise kohta ja viis meid hoopis hullumajja. Minu meelest NATO peaks andma Putinile ordeni. Ma nii kindel ei ole, aga ma tulen korra selle Hiina ostu tagasi. Jah, loomulikult, tähendab, ühest küljest on tõesti kogu see Trumpi energiapoliitika on Hiina kraanid kinni keeranud. Hiina, kõik, kes siin tuututasid sellest, kuidas Venezuela ründamine toimus nafta pärast ja näe, Ameerika seda, et Venezuela naftat röövima unustavad ära ja olid vait või neid ei huvitanud, et hiinlased röövisid ennem seda 10 aastat Venezuela naftat. Kõik, mis nad said kätte, viisid minema nii-öelda võlgade katteks. Ja venelased samamoodi võtsid Venezuela naftat ja viisid Kuubasse, ehk siis kõik lüpsid. Venkud ja hiinlased lüpsid seda Venezuela naftat, siis ei olnud kellelgi läinud korda. Aga hiinlased jäid sellest ilma. Nüüd nafta embargo, mille Trump tegi kohe, kui tuli võimule, kehtestas ju palju karmima nafta embargo Iraanile, kes selle all kannatas, Hiina eelkõige. Hiinlased tõepoolest kompenseerivad seda suures osas Vene naftaga, aga see aitab venelasi vähe, sellepärast, et esiteks, ütleme siis venelased ennem müüsid Saksamaale või Prantsusmaale, nüüd müüvad hiinlastele, aga hiinlased ostavad odavamalt kui sakslased, sellepärast, et hiinlased ütlevad, et aga kuhu mujal teil müüa on. Plus kogu turuhind on alla tulnud, ehk siis hiinlased ostavad turuhinnast veel 15-20% odavamalt. Ja kui turuhind tuleb alla ja siis tuleb veel see hiinlaste nii-öelda välja pressitud soodushind sinna otsa, siis venelastel nagu tulu on väga rängalt kokku varisid. Mis NATOsse puutub, siis NATOga on asi ikkagi tegelikult väga nukker. Äsja oli Eestis ju ka uudis ja seda rahvusvahelises meedias ja eriti erialases meedias oli väga palju kajastatud, et kui oli siin õppus Siil, siis Ukraina üksus tegi vaenutegevust droonidega ja põhimõtteliselt ju purustas poole päevaga brigaadi
NATO brigaadi täiesti võitlusvõimetuks. Üksuse haaval lihtsalt purustas, ilma et neil ei oleks isegi ligidale jõutud. Ja noh, NATO staapides on praegu täielik ahastus. Šokk ja ahastus. Aga paneme siia kõrvale teised andmed, eks ole, et noh, Saksamaa pidi saatma Leetu brigaadi. Ja 5000 inimest või mis nad ütlesid, selle umbes see suurus oli. Nad on värvanud aasta jooksul 200 meest sellesse brigaadi. Lihtsalt ei ole inimesi, kes tuleks ja oleks nõus astuma sõjaväeteenistusse, lepingulisse. No ei ole. 5000 meest ei ole ka, eks ole, ütleme, võtame Ukraina sõja mõõtkavad, kus kummalgi poolel on seal ühel pool natuke rohkem, teisel pool natuke vähem, seal 700-800 000 meest on püssi all, eks ole. Või ja iga päev langeb 1000 meest. Ja iga päev saab 1000 surma, eks ole, 5000 meest on, ütleme siis, vähem kui nädala kulu, 1,5 nädala kulu. Noh, selles võtmes sama eurooplaste Ukraina garantiid 8000 mehega, piinlik jutt, eks ole, see on nädala ja kulu, 1,5 nädala ja kulu. Muide teises maailmasõjas, kui olid väga tohutud lahingud, sai kuni 10 000 meest päevas. Ja aga need olid intensiivsete lahingute kõrghetkedel, eks ole, aga me oleme samas mõõtkas. Ja NATO ei ole võimeline tooma Leetu kokkulepitud brigaadi, sest lihtsalt ei värvata mehi. Me loeme Inglismaalt tuleb iga poole aasta tagant välja uus analüüs, mis ütleb, et meil ei ole võimekust rohkem kui paar nädalat kaitsta oma kodusaart, kui peaks tulema sõda meie enda territooriumile. Prantsusmaal ei ole võimekust sõdida Aafrikas väikestes koloniaal mingites sõdades, et tegelikult see, mida ameeriklased ja Trump on rääkinud alates tema esimest ametiajast, et NATO võimekus on probleem, et eurooplased tehke midagi, hakkake tegema midagi. Et see on jätkuvalt probleem. Selles mõttes Putin paljastab selle, et meil midagi ei ole ja Trump ütleb, et kui te tahate, et te oleksite kaitstud, siis võtke ometi jalad kõhu alt välja, hakkake tegutsema, sest meie enam ei ole nõus maksma selle kõige eest. Martin, räägime Eesti asjadest veel uuesti, tähendab, me olime väga pikalt rääkisime praegu välisasjadest, räägime saabuvatest presidendi valimistest. Need puudutavad kõiki Eesti inimesi ja on võib-olla ka huvitav teema. Kuidas Eestis presidente tehakse? Siin Delfi punaluige meedia leidis president Karise eluloost seni kiivalt varjatud kohutava süüda olla oma doktori väitekirja kaitsnud omal ajal Minskis. Mõelge ometi Valgevene Teaduste Akadeemia eksperimentaalveterinaaria instituudis. Kõigile selge, et kolhoosnik Lukašenka pesas ju. See näitab seda, tuletame meelde, mismoodi EKRE-ga käituti, tähendab siin Riigikogu valimiste ajal ennem. Nüüd seda sama, see Salga niisugune stiil läheb järjest edasi, eks ole. Ime veel, et Karist ei süüdistata, ma ei tea, mingisuguse EKRE-ike seosega, eks ole, mis oleks nagu siis muide, ja nüüd ma vaatan, kes olid siis kandidaatideks, eks ole, pantud on, kes on juba nimetatud nagu potentsiaalsete kandidaatidena välja. Sotside poolt 2 kandidaati. Marina Kaljurand jälle, ta juba põrus, eks ole, ja uuesti ülesse pandud. Sven Mikser, pühamüristus, vapper pioneer. Neid siis sortside niisugune punameedia soosib. Ma nüüd ei tea, millist meelt ollakse näiteks isamaalase Jüri Luige poolt. Seda peaks küsima nagu sinu popsi käest, et selles mõttes, et tema oli välisministeeriumis ja nad tunneb nagu lähemalt ja teab, millised võimed on inimesel tööalaselt, eks ole. Ja siis on, ma nüüd ennustan, et parempoolsed panevad kelle ülesse ainukene võimalus. Laseme siin Rootsi kuulsalt bändilt Army of Lovers seda lovely, mis laul tal oli, eks ole. Teda ei ole veel välja pakutud, aga ma ennustan, et see tuleb. Ja siis on meil ju üks Preili proua, kes on meil Euroopa Liidus suur välisasjade spetsialist. Tal on seal väga kitsast, nimetas juba von der Leyenit diktaatoriks. Ma ennustan, et ta võib tagasi tulla ja tahta presidendiks saada, sest issi ei saanud, aga issi on tüdruku selja taga, siis pushib välja küll võib-olla. Nimesid loobitakse päris palju, näiteks Vsevjovit pakutakse meile ikka palju, Ülle Madised tegelikult pakutakse siin ja seal, neid igasuguseid spekulatsioone on palju.
nimed on, noh, testitakse, meedia testib, eks ole. Selge on see, et noh, meie ei toetanud Karist eelmine kord ja me ei toeta ilmselt ka see kord mingil põhjusel, meil ei ole ühtegi põhjus, me ei ole, ta ei ole nii-öelda meie silmis paremaks muutunud. Ma tõin tema näite lihtsalt praegu see alatuse. Just täpselt, ma tahtsingi öelda, ma sinna tahtsin oma jutuga välja jõuda, kuidas, et mul ei ole põhjust teda kaitsta selles mõttes, et ta ei vasta sellele, mis on meie nõudmine presidendile. Aga see, mismoodi siis Reformierakonna PR ja sotside PR teda tümitab, noh, see on vastik vaadata tõesti ja see on, sellel ei ole mingit pistmist mitte millegagi üldse, ei sellega, mis on tema roll olnud presidendina, ei sellega, mis on tema vastased, noh, ei kampaaniaga, see on lihtsalt selline väike vastik sitakeeramise kampaania. Milleks Delfi ongi ju parim koht, kus sellega hakkab saada. Mis puudutab nagu valimistesse endasse, et septembri esimestel päevadel toimuvad Riigikogu voorud. Praegu see sõiduplaani järgi 2.–3. septembril. Ja kui siin ära ei valita, siis 26. septembril on Estonias valijameeste kogu, volikogu saadi nendel valijameestega. Nüüd 68 häält on Riigikogus vaja kokku saada ja põhiline pingutus praegu, põhiline punnitamine käib praegu selles, et hoida koos Reformierakond, Eesti 200, saada juurde sotsid ja paar aknaalust veel. Ja noh, see eeldab, et leitakse selline vasakpoolne, globalistlik, liberalistlik kandidaat, kellel on küllaltki lai tuntus ühiskonnas ja kellel on võimalikult väike vastasseis ühiskonnas. Noh, ta ei oleks väga polariseeriv, eks ole. Et sellisel juhul see plaan toimib. Noh, Marina Kaljurand võib peaaegu vastata sellele, noh, ütleme kirjeldusele, et noh, ta, ütleme, konservatiivsele rahvuslikule inimesele ta on muidugi absoluutselt vastuvõetamatu, aga kui sa mõtled siin mingeid sotse ja Eesti 200 lasi ja võib-olla mingid akna aluseid, keda minnakse siis kauplema, no mis sul Morinotška vastu on, eks. Noh, Lavlid ja kõik need, noh, nemad on post bluff, eks ole, nendel ei ole Riigikogus ainsatki häält, kellega valijamehi, et allkirjugi koguda ja neil ei ole ka valijameeste kogus. Vaat noh, EKRE-l ei ole Riigikogus ülesse seadmiseks hääli, selleks on 21 allkirja vaja. Aga kui läheb valijameeste kogusse, siis koos Riigikogu saadikutega ja kui me võtame juurde oma omavalitsuste koalitsioonis olemised ja omavalitsustes olemised, siis me peaksime saama 21 allkirja küll, et seada kandidaat üles valijameeste kogus. Et noh, see ongi meie plaan, me ei hakka siin kellegile sogama, et me Riigikogus mingi kandidaadiga tuleme. Nüüd on siiski, vaadates seda, kui närviline on poliitiline maastik juba praegu, vaadates seda, kui väga kaklevad mitte ainult Reformierakond ja Eesti 200 oma vahel, vaid kui palju kakleb Eesti 200 oma sisemiselt. Ja kui, noh, ütleme sellist kõrkmäng või kõrktoon on sotsidel, siis on täiesti võimalik, et Riigikogus siiski jääb president valimata. Siin on sosistamisi olnud juba Riigikogu kuluaarides, et noh, et liberaalne front või liberaalne leer, sama refikad sotsid Eesti 200 kardavad, et kui asi läheb põllu peale ehk valijameeste kogusse, siis seal on, ütleme, EKRE, Keskerakond ja Isamaa 3 peale lepivad kokku, siis teeme presidendi ära. Meil on need hääled koos 3 peale. See eeldab meie kokku leppimist, aga matemaatiliselt tuleb välja. Et noh, siis ütleme, refikad ja kõik need sotsid Eesti 200 kardavad seda, õudselt kardavad. Ja kardavad, et kui nüüd siin siis Riigikogus läheb lõhki, nad ei saa kandidaadi taha tuldud, siis nad saavad sellise presidendi, kes neile kohe kuidagi ei sobi. Et sellises olukorras, aga kui Karis ülesse seatakse, võib-olla siin noh, mingi Riigikogu aknaalused ja noh, Keskerakond on juba öelnud, et nad toetaks, Isamaa oleks valmis võib-olla tead, et võib-olla siis refid ütlevad, et parem elame selle Karisega edasi, kui et asi läheb Riigikogus lõhki, läheb põllu peale ja sealt saame kellegi, kes meile veel vähem meeldib. Et noh, see on selline spekulatsioon, mis praegu õhus on, aga ausalt öeldes, kas see päriselt nii läheb, sinna on üle poole aasta aega, ma ütleksin niimoodi, et kõik, mis täna keegi kuskil räägib, on spin. Tegelikult ei ole veel mingisuguseid päris kokkuleppeid ei ole, isegi ei ole veel kokkuleppe kontuure.
Ma 10 aastat tagasi töötates uudistes pidasin sellist võttepäevikut ja mul on üks tsitaat sellest ajast. Ma otsisin vanad märkmikud üles. Mul oli komme panna õhtul kirja, mis ma päeval tegin ja millised intervjuud ja kellega ja 2 lausega, millest me rääkisime. Ja seal on üks jutt, kus me rääkisime siinsamas. Oli suures konverentsisaalis selline konverents omavalitsusreformist, kus omavalitsusreform tuletame meelde, oli siis tegelikult ju ette võetud just nimelt selleks, et elimineerida seda suures osas seda valimiskogu. Ja, selle kaasnev efekt oli kindlasti see. Eks ole. Ja siis üks intervjueeritavatest teiste seas, ma seal intervjueerisin, kui ma õieti mäletan Jüri Adamsit ja Artur Talvikut ja siis üks olid sina. Ja nüüd ma tsiteerin. Üks intervjueeritavatest EKRE-st Martin Helme oli, kes valdade liitmise projekti põhjalasi ja tõestas, et reformikatel, kellel on omavalitsuste ümberkorraldamisega kiire, väidetavalt riigieelarve kokkuhoiu eesmärgil, tahavad tegelikult tugevdada oma võimuvertikaali ja tsementeerida ennast igaveseks valitsusse. Ja nüüd mul mõtlen, et miks pärast tahetakse seda omaaegset eelist, mida nad siis nüüd lõpuks siiski saavutasid, nad ongi ennast tsementeerinud võimule, eks ole väga pikalt, uuesti ja uuesti valimiskogu elimineerimise läbi nagu ellu viia. Et kas seda saab kuidagi tõkestada? No Riigikogus on mitu eelnõud, mis presidendivalimiste korda kosmeetiliselt muuta üritab. Näiteks praegu koalitsioon kokku leppinud, et kandidaadid seatakse varem üles kui siiamaani. No mis sest vahet on? Reformikad on praegu võtnud minu meelest väga selgelt, väga süstemaatilise joone. Nad mehitavad kõiki ameteid nii palju kui võimalik ja nii varjamatult kui vähegi saavad, et oma inimestega, et kui järgmiste valimiste järel nii-öelda nihu läheb, siis on neil tegelikult kogu riigi apparat jätkuvalt nende käes, läbi personali kaadrid otsustavad kõik. Ja president on kindlasti see kõige väärtuslikum selles loogikas üldse. Ja rehvikatel on alati plaan, siin ei ole nagu kahtlust, neil on alati plaan, kas see plaan neil ellu läheb, aga nad kindlasti tahavad hoolitseda selle eest, et presidendiks valitakse keegi, kes pärast järgmisi Riigikogu valimisi hakkab uuel võimalikul konservatiivsel või rahvuslikul või ütleme siis ka, see on Isamaa ja Keskerakond on seal näiteks, isegi kui teevad 2 peale, tänased küsitlused näitavad, et saavad 2 peale tehtud, et ta ei ole väga konservatiivne ega väga rahvuslik ega väga suveräänsusmeelne, aga ta on kindlasti, ütleme siis Reformierakonna ja Eesti 200 valitsusest tervemõistuslikum või parem. Ja et see president, kes nüüd sügisel ära valitakse, see hakkaks seda valitsust igal sammul takistama, nii nagu meil Kersti Kaljulaid oli, ei taha ministreid kinnitada, ei kuuluta seaduseid välja, näiteks eks ole see pensionireformi seadus, esineb mingisuguste kriiskavate avaldustega kogu aeg, et nad tahavad kedagi sellist leida. Miks pärast peetakse seda või seda väideta vähemalt kasutatud varasematel valimistel, et kui valimiskogus presidenti ära ei valita, siis see on mingisugune häbi asi. Minu arvates on see nagu vihje sellele, et Eesti Vabariigi põhiseadus oleks just nagu häbi asi. Aga meil oli vanemate kogu paar nädalat tagasi, kus siis Hussar hakkas sama juttu rääkima, et põhiseadus ütleb, et presidendi valimine on Riigikogu kohustus. Ma ütlesin, et ei. See jutt tuleb kohe ära lõpetada. Põhiseadus ei ütle seda just nimelt. Põhiseadus vastupidi loob meile 2 võrdset mehhanismi. Üks on valimine Riigikogus ja teine on valimine valijameeste kogus, kusjuures põhiseadus paneb Riigikogus lati 2/3 peale ja valijameeste kogus 1/2 peale. Ehk siis valijameeste kogu latt on palju madalam. Ehk siis loogiline oleks öelda, et valijameestes äravalimise tõenäosus on suurem, mille tõttu me võiksime ka vabalt väita, et tegelikult põhiseaduse loogikas valijameeste kogu on eelistatum. Vähemalt praktilisem.
et seda juttu tulla rääkima, et põhiseadus nõuab Riigikogultäravalimist, ei tohi rääkida, see ei ole õige. See on põhiseaduse vastane jutt tegelikult. See on valetamine inimestele, see on loll jutt. Riigikogulastel on võimalik ära valida Riigikogul, kui nad lepivad kokku parteide üleselt, sest see 2/3 nõue seda tähendabki, et koalitsioon ei saaks ära valida, vaid et see tuleb teha nii-öelda koalitsiooni ja opositsiooni piiridest ülevalpool või suurema enamusega ja valijameeste kogus, kus vanasti, kui see loogika tehti, Eestis oli 230 omavalitsust omal ajal, et seal nagu mingit koalitsiooni asja nagu üldse ei ole, et seal parim kandidaat justkui võidab. Tänasel päeval, kui on olnud haldusreform, omavalitsusi on 78, omavalitsustest valitakse 108 saadikut, peaaegu sama palju kui Riigikogust, nad peaaegu kõik on parteilise taustaga, et see loogika seal enam ei toimi tegelikult, aga latt on ikkagi madalam, et valijameeste kogus äravalimises tõenäosus on tegelikult palju suurem. Ja kui ei valita ka seal, läheb uuesti Riigikokku tagasi. Absoluutselt, meil ei ole mingit... See võisi tikk-takk 10 korda kas või, eks ole? Kõige pikem kõige rohkem valimisraunde, kui ma õigesti mäletan, on olnud kunagi Itaalias üle 60. Üle 60. Ja seal on ka latt, eks ole, kui sa sellest latist üle ei lähe, siis lähed uuesti läbirääkimistesse ja arutad, keda me valime. Et see lõppkokkuvõttes, kas kellelgi on häbi või kas kellelgi on raske või kas närvid peavad vastu ausalt. Ega Eesti riik seisma ei jää, kui presidendi ametiaeg lõppeb, siis võtab presidendi kohused üle Riigikogu spiiker ja seni kaua ta seda ametit kannab, kuni ära valitakse, kui vahepeal toimuvad Riigikogu valimised, tuleb uus koosseis ja jätkab seda, eks ole, et seal mingit nii-öelda tähtaega peal meil ei ole. Martin, Eesti Vabariik saab 108 aastaseks. 24. veebruar kutsusid jälle kõiki konservatiivse maailmavaatega inimesi tõrviku rongkäigule. Ma kutsun isegi, ma arvan, mitte konservatiivseid, vaid kõiki rahvuslikult mõtlevaid inimesi, kõiki Eesti patrioote. Kutsume tõrviku rongkäigule, kutsume 24. õhtul kell 18, koguneme Tallinnas Vabaduse väljakul, jagame tõrvikud välja, taustaks on ilus laul ja siis kell 7 läheb rongkäik käima, teeme ringi Toompealt üle ja läbi vanalinna üle Raekoja platsi jõuame tagasi, siis on lõpus veel väike ilus kontserdikene. Sandra Nurmsalu laulab meile mõned laulud ja asja mõte on ikka väga lihtne. 24. veebruaril on hästi palju niisuguseid riiklikke nomenklatuurseid üritusi. Presidendi vastuvõtt kõige rohkem me teame, eks ole, aga on neid vastuvõtte ja igasuguseid selliseid ametlikke ja vähem ametlikke kogunemisi on palju. Aga me tahame, et oleks üks koht, kus ka täiesti suvaline inimene, kel ei vajaks kutset peale selle, mis me praegu teen, et tulge ometi kõik, kes te tahate. Et ei vaja piletit, ei vaja registreerimist, saab tulla olla oma rahvaga koos, olla rõõmus oma riigi üle, oma rahvusliku uhkusega seal tähistada seda, et meil on Eesti. Ja seda ei paku mitte keegi teine tegelikult. Aitäh, Martin, et tulid siis Paatsemisse rääkima jälle. Aitäh kutsumast. Meie teiega kohtume taas siin jälle 3 nädala pärast, siis kui tekivad uued teemad, seniks teile kõike head ja nägemiseni.